kaks head volinikud, külalised. Alustame Lääneranna vallavolikogu istungiga. Oleme täna Varblas, käisime vallahooneid ja Varbla külaseltsi plaanidega tutvumas. On väga kena näha, kuidas Varbla kant on väga aktiivne ja elu käib. Ja täna annan ka teada, et meid on täna volinikest kohal 13, et puuduvad Andres Vaan, Ville Kaisel, Raul Obersneider ja Viljar Viljamäe. Meid on täna natukene vähem, selle eest on meil jälle vallavalitsusest ja ametnikke, et on ettekandjaid ja et oleme tasakaalus. Nii, kas on arupärimisi küsimusi üle anda? Ja, meil on arupärimine. Ma loodan, sobib, kui ma loen istudes ja ma saadan pärast allkirjastatud meilile ei hakka võib-olla väljast trükkima. Arupärimine Lääneranna vallavanemale. Lugupeetud vallavanem Tarvi Sits, esitame käesoleva arupärimise seoses avalikkuses kajastatud infoga Lääneranna abivallavanema Henrik Raave käitumise kohta ning sellest tõusetunud küsimustega valla juhtimiskultuuri, tööandja vastutuse, töötajate turvatunde ja avaliku usalduse hoidmise kohta. Arupärimise aluseks on abivallavanem Henrik Raave sobimatu käitumine avalikus ruumis, kus ta kaotas enesevalitsuse ning käitus tunnistajate sõnul alandavalt ja ebasündselt. Avalikkuses kajastatud vahejuhtumit on abivallavanem käsitlenud ka oma isiklikus sotsiaalmeediakanalis, tunnistades toimunut ning mööndas, et sellisel käitumisel ei ole õigustust. Ainuüksi toimunud tunnistamisest ei piisa siiski usalduse säilitamiseks avalikus ametis. Abivallavanema amet eeldab lisaks õiguslike ülesannete täitmisele ka väärikat, tasakaalukat ja vastutustundlikku käitumist ning võimet täita juhi rolli viisil, mis ei tekita alluvates hirmu, ebakindlust ega kahtlust ametipositsiooni vastutustundliku kasutamise suhtes. Juhtivalt ametikandjalt tuleb eeldada käitumist, mis loob usaldust nii organisatsiooni sees kui ka avalikkuse ees. Volikogu liikmetel lasub vastutus seista selle eest, et ühegi avaliku võimu teostava ametikandja puhul ei muutuks enesevalitsuse kaotus, ebasünnis käitumine ega muu sobimatu käitumismuster vaikimisi aktsepteeritavaks. Kui sellisele käitumisele ei anta selget hinnangut, ei jää see pelgalt üksikisiku teos, vaid kujuneb paratamatult ka hinnanguks sellele, mida vallavõim tervikuna on valmis lubatavaks pidama. Eritis kahetsusväärne on asjaolu, et juhtunu järel ei ole abivallavanem võtnud selget ja sisulist avalikku vastutust viisil, mis aitaks usaldust taastada. On käsitlenud juhtunu avalikuks tulekut osalt poliitilise rünnakuna. Nii tõsise sisuga juhtumi taandamine poliitilise vastandamise tasandile ei ole kohane ega vähenda ametikandja isiklikku vastutust oma teo eest. Samavõrd oluline on tööandja vastutus. Vallavalitsusel tuleb tööandjana tagada turvaline, väärikas ja usaldusväärne töökeskkond kõigile vallavalitsuse töötajatele. Pärast sellise juhtumi avalikuks tulekut on põhjendatud küsida, kas abivallavanema alluvuses töötavad inimesed ja tema kolleegid saavad end oma töökeskkonnas tunda turvaliselt ja hoitult ning milliseid samme on vallavalitsus astunud või kavandanud selle kindluse tagamiseks. Lähtudes eeltoostust palume vallavanemal selgitada järgmist. Esiteks, millise hinnangu annab vallavanem avalikkuses kajastatud ning abivallavanema enda tunnistatud käitumisele, arvestades abivallavanema ametikohaga kaasanud kohustust käituda väärikalt, tasakaalukalt ja vastutustundlikult. Miks ei ole Lääneranna valla juhtkond seni avalikkusele selgelt väljendanud seisukohta, et vald ei aktsepteeri ebasündsat käitumist, enesevalitsuse kaotamist ning millal on kavas selline seisukoht avalikult sõnastada? Kuidas on vallavalitsus hinnanud juhtunu võimaliku mõju töötajate turvatundele, töörahu ja usaldusele vallavalitsuse juhtimise vastu ning millised meetmed on kavandatud selle usalduse hoidmiseks või taastamiseks? Milliseid samme on vallavalitsus tööandjana astunud või kavandanud selleks, et tagada vallavalitsuse töötajatele, sealhulgas abivallavanemate alluvatele ja kolleegidele turvaline, väärikas ja usaldusväärne töökeskkond pärast juhtunu avalikuks tulekut? Ja viimaseks, millised põhimõtted, kokkulepped või töökorralduslikud meetmed on Lääneranna vallas kehtestatud või kavas kehtestada, et enesevalitsuse kaotus, ebasünnis käitumine või muu sobimatu käitumismuster ei muutuks vallajuhtimises vaikimise aktsepteeritavaks ning et sarnased juhtumid edaspidi ei korduks? Ja annan siis kirjalikult selle üle Lääneranna Rahvavalimisliidu fraktsiooni nimel. Aitäh! Ja arupärimine vastu võetud ja samal teemal sai ju volikogu listiga kiri tuli ja sinna vastatud, et siis saab järgmisel istungil ka vastata arupärimisele. Aitäh!
Nüüd rohkem vist küsimusi arupärimisi ei ole, et siis läheks päevakorra juurde ja meil on ette saadetud päevakord. Kas kellelgi on päevakorra projektile muudatusettepanekuid? Jah, palun. Ja vallavalitsuse poolt teen ettepaneku päevakorrast välja võtta esimene punkt. Sisuliselt on see hästi ettevalmistatud, komisjonis ka seda arutati, naabri kinnitus kirjalikult on küsitud, see tuleb, kõik on kursis, see ei ole kiireloomuline ja mõistlik on seda käsitleda siis, kui see paberkandjal olemas on, ehk siis järgmisel korral. Et võtame päevakorrast esimese punkti välja ja teisi muudatusettepanekuid praegu päevakorrale ei ole. Siis panen hääletusele, et kes on selle siis päevakorraga nõus, palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vastu ja erapooletuid ei ole. Meid täna on 13. Just. Ja asume siis päevakorra nüüd siis esimese punkti juurde, mis on projekteerimistingimuste andmine päikeseelektrijaamadele. Heino Sobiin lahkub taandmelast selle punkti arutelust. Tuleb pärast tagasi. Ja see oli see punkt, mis meil siis eelmine kord jäi päevakorrast välja, lükkus edasi, et siis protseduuriliselt komisjoni esimehele Meelis Margale. Jah, me eelmine kord võtsime selle välja, kuna me komisjonis konsensust ei saavutanud. Arutasime tollel hetkel, siis eelmisel kuul juba, aga nüüd tegime 2. aprillil uue koosoleku, uue komisjoni ja seal oli ta arutusel ja pean tunnistama, et seis jäi täpselt samaks, välja arvatud see, et tuli meile üks komisjoni liige juurde, selles mõttes ta üle-eelmine kord ei olnud ja tema oli poolt ja ülejäänud olid siis täpselt sama seisuga. Ma nüüd jään vastuse võlgu, kas oli 4 vastu ja 3 erapooletut või 3 erapooletut ja 3 vastu ja 4 erapooletut, ma praegu seda seisuga ei tea. Aga otsust ei tulnud või sükest jah-sõna. Ja tegelikult komisjoni esimehena mina olles nüüd tutvunud ja kuulanud ja teie kuulete ka nüüd Marguse jutu ära, teen ikkagi ettepaneku see projekteerimistingimuste andmisele roheline tuli anda. Et see jah-sõna võiks olla, aga Margus nüüd komisjonist otsust ei ole, aga kuulame kõigepealt ettekande ära ja siis saame see volikogus arutada. Austatud vallavolikogu liikmed, jah, et kuna teema puudutab päikeseelektrijaamu, mis on vahepeal ühiskonnas saanud mitmesuguseid vastukajasid, küll kes on poolt, kes on tuliselt vastu, kes on neutraalne, siis võib-olla vajab see asi natuke alguses veidike pikemalt lahti seletamist, et millega nüüd antud juhtumil on tegu. Päikeseelektrijaamade projekteerimistingimuste, ehituslubade ja planeeringute küsimine laine käis üle umbes aasta 23, see on tipphetk. Ja selle olid selged buumi tunnused ja siis sadas ka meie majja sisse neid ligi üle 30 projekteerimistingimuste taotlus päikeseelektrijaamade püstitamiseks erinevatesse võimalikesse ja võimatutesse kohtadesse ning siis see oli tol hetkel siis volikogu otsustas, et seda kuidagi seda asja reguleerida, siis tuua see projekteerimistingimuste direktsioon siis vallavalitsuse käest ära volikogu kätte, et anda nende otsustele suurem kaal. Nüüd need projekteerimistingimused, mis nüüd esitati läbi ehitisregistri vallavalitsusele, mina leian, et nad on nüüd tegelikult erinevad sellest buumiaegsetest tingimustest, kuna see koht ei ole ju tegelikult üldsegi suvaline ega juhuslik, vaid minu arust mõistlik ja otstarbekas. Sest projekteerimistingimuste taotlus on antud olemasoleva tuulikupargi alla sisuliselt. Seal on 4 katastriüksust ja see päikeseelektrijaam ei ole kõige suurem, kui ta maksimummahus ehitatakse, oleks ta suurus umbes 17 hektaril, mis ei ole väga suur. Kui me nüüd ütleme
Alaküla ja Kirikuküla vahel olevat jaama, see on ligi 90 hektarit, Kristi kõrvale ehitatakse 250 hektarit. Ehk siis see mastaap on. Ja teine asjaolu, mis ka mulle nagu tegi minu elu lihtsamaks projekteerimistingimuste koostamisel, oli see, et see juba taotluse esitamise ajal oli see päikseelektrijaam liigendatud. Ehk siis ta on 4 eraldi katastriüksusel 7 erineval maatükil. Ehk siis ei ole vaja projekteerimistingimustega ette näha nende võimalike loomade liikumisteede ja seda. Ehk siis ta nagu paigutub paremini maastikku. Ja mis minu jaoks on ka leian, et on oluline argument on see, et seal on juba 4 tuulikut püsti. Et nad on, näete, tuulikud all, see kollane maa-ala ongi see võimalik maa-ala, kuhu siis võiks päikseelektrijaama paigutada. Ja kõik need 4 taotlust on kokku koondatud ühte siis menetlusse, ühte otsusesse, et mitte mängida seda bürokraatiat, eks. No korra täiendan siin, et sama maatükk, mis praegu paistab, see on kõrge põllumajandusliku väärtusega maa ja seal tekkis see põhiarutelu, et kas me nüüd anname seda põllumaad päikesepargidele. Jah, et sinna ma tahtsin just jõuda, et see on üks ting, muud tingimused, mis ta nüüd on. Seal ei ole ei kaitsealused objekte, taime, pärand, maastik, muistluskaitsealused objekte ja kuna see on ka tuulikud, siis seal all siis ka see päikseelektrijaam jääks elupaikadest kaugele. Kõige ligem maja on umbes 90 meetri peal, aga ta asub teisel pool riigi maanteed ja seal vahel on ka see maanteäärne haljas riba. Nii et ta riigi teepalt ei jääks ja näha. Et selles mõttes erinevalt mõnest teistest päikseelektrijaamadest on minu arust see asukoht mõistlik. Nüüd see väärtuslik põllumajandusmaa. Ta on jah, Pärnu maakonna planeeringus väärtusliku põllumajandusmaana kirjas, kuid see hõlmab siis maid, mille boniteet on 35 või kõrgem. Lääne-Eestis meie arvan, et 35 ja kõrgem on kõrge, mille räägi Kesk-Eestis seda juttu, siis nad määravad see peale, eks. Samas nüüd tuleb öelda seda, et maakonna planeeringus põllumajandusliku maa äramärkimise eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, et põllumajandusmaa on ka ressurss ja seda ei kasutataks uisapäisa, et seda kasutamist kaalutaks. Ja siin tuleb märkida veel seda, et väärtuslik põllumajandusmaa maakonna planeeringus ei ole ehituskeeluala. Et see on kaalumise koht, et kas nüüd ühel või teisel tingimusel on otstarbekas seda ühte või teist tegevust teha või mitte, see väärtuslik hetkeseis on selline seadusandluses. Ma tean, et on, ma ei tea, kas vastu 10 aastat, mida üritatakse menetleda seda riigi määrust või korraldust, mis korraldaks väärtuslike või põllumaade kasutamist, siis seda oli siiamaani olemas tegelikult. Ja nüüd ongi kaalukauss, et kas siis nüüd siis ehitada antud objekt sinna peale mitte. Ja see on tegelikult ka maaomaniku otsus, et milleks ta maad kasutab antud juhtumi. Aga see, et ta on planeeringus sees, on ka paljuski märguanne selleks, et mõtle, et kas sa kasutad seda niimoodi mitte. Nüüd sellest, et tegemist on väärtusliku põllumajandusmaaga maakonna planeeringus, siis on tegelikult projekteerimistingimuste sisse kirjutatud mõte, et peale päikseelektrijaama lammutamist peab olema võimalik seda maad uuesti kasutada põllumajandusmaana. See tingimus on seal sees. Ja nüüd veel üks asi, see põllumassiiv, mis seal tuulikute all on tegelikult summa summarum 90 hektarit. Ja nüüd need jupid, need kollased jupid, need hõlmaksid sellest umbes 17,5 hektarit, kui nad maksimumiga täis ehitatakse. See on nüüd see alumine, see on 2 tuulikut, see on see karjäär, mis on vallamaa, see on seal juures. Nii et see on nüüd väga lühidalt kokku võetud, ma leian, et see on natuke teistmoodi sisukam taotlus päikseelektrijaama ehitamisest kui paljud need, mis meil esitati siin aastal 22, 23, 24. Ja kuna kasutatakse ära olemasolev taristu, projekteerimistingimustes sai ka kohe spetsiaalselt kirja pandud, et ehitamiseks, hooldamiseks ära kasutada olemasolevad teed, mis lähevad tuulikute juurde ja samuti mis on ka ilmselt üks ajend, miks tuulikute juurde ka veel neid jaamu ehitada ja tõenäoliselt ehitatakse ka mujal üle Eesti, on see, et on juba olemas see jäme maakaabel, mis ühendab parki põhivõrguga ja ei ole vaja
kuskilt enam nende asjade jaoks maad juurde võtta. Ehk siis maksimaalselt ära kasutada olemasolevat infrastruktuuri. Et siin mina olen siin seisukohal, et antud juhtumil on nende projekteerimistingimuste väljaandmine mõistlik ja otstarbekas. Aitäh ettekandjale. Küsimusi ettekandjale? Mina korra küsiks, et kui sinna tuleksid need päiksepargid, et kas ta seab mingisugused piiranguid kõrvalkinnistutele ka või mingis erisusi? Kui ehitisregistris sees oli, siis meil ehitusspetsialist viis läbi ka need kooskõlastamise arvamuste küsimise ringid tegelikult. Ehk siis Transpordiamet esitas omad tingimused, ütles niimoodi, et nende riigide kaitsevööndisse mitte paigutada. Ja ka piirinaabritelt ja ka selle tuuliku omanikult ei tulnud mitte ühtegi kirja ega arvamustega midagi. Ehk kuna see ongi see koht on selline, kus päris elamud seal ligituses ei ole, et see üks, mis on see umbes 100 või 90 meetri kaugus, on ka teised riigiteed, siis ta ei ole nii hullus kohas, kui võib-olla mõni teine on. Näiteks, kes ristid läbi sõidab ja Tallinna poole läheb, siis et mis seis seal on. Et praegu minu arust riigiteed ei jääks üldse välja paistma. Nüüd, mis tingimusi puudutab, siis mina hakkasin mõtlema seda, et kõige rohkem oleks öelda hoopis tükis tuulikomanikule. Et kui nüüd tuuliku pealt midagi näiteks talvel võib jäätükk lennata, siis ta lendab päiksepaneelides, aga tegelikult on hoopis tükis see hiljem tuli ja risk. See on võib-olla siis jaama omaniku risk, et talle võib-olla lendab midagi seal paneelides. Nüüd, mis veel piirangud tekitada ümbruskonna see, et kas nüüd tuleb aed ümber jaamale või mitte. Ma tean, et arendajatel siin on kahte moodi suhtumine, et ühed ehitavad aia ümber, teised ei ehita. Et mis me siis maast ikka raiskame või varast. Aga tõenäoliselt aed tehakse ümber, aga sellele on tegelikult mõeldud, et see aed oleks ehitatud sellised, kui mõni loom või keegi satub sinna õnnetul kombel sinna sisse, just väike loomatõndad saaksid sealt välja uuesti. Aga ma ütlen, et siin see probleem on väiksem kui võib-olla mõne teise puhul, näiteks see sama Alaküla ja Kirikuküla vahel oleva jaama puhul, see on liigendatud juba nüüd, nii juba. Ilma sellega, et me oleksime pidanud seda projekteerimistingimustega ütlema. Nii, veel küsimusi? Korra oli komisjonis ka teemaks, et kirjutasime projekteerimistingimustesse sisse, et see ei kohusta andma volikogu ehitusluba edaspidi. Aga see ehitusluba tullakse ju vallavalitsuselt küsima. Aga et see projekteerimistingimustes on ju sees, eks ju, et see ei anna ehituse aluseks. See ehituse aluseks on ikka ehitusluba ja ehitusprojekt. Praegu antakse alles põhilised tingimused selleks, et hakata koostama ehitusprojekti. Ja ehitusprojekti alusel tullakse seda siis taotlema ja kooskõlastamise ring on Transpordiamet, Päästeamet ja ka siis tuleb katta ka sama tuulikupargi omanik ja eks vaatame tõenäoliselt võibolla ka kasvata siis need ümberkaudsete kinnistute omanikud. Ja ma mõtlen, et kui kõrval kinnistul näiteks müüakse maha, ostetakse ära, keegi tahab sinna hakata midagi ehitama, et kas tal tuleb ka mingisuguseid piiranguid sellest tulenevat või? Ei tohiks tulla, sellepärast, et päikse elektrijaam ei tee müra, ta ei vilguta. Et on ka kirjutatud projekteerimistingimustesse ka selline lause sisse, et mitte minna nende paneelidega liialt ligidale krundi või katastrisse piirile, ehk siis kogu selle jaama hooldamine, ka see, et kui seda traktoriga, näiteks niidukiga ümbert ringi, see peab toimuma selle sama oma kinnistu piirides. Ja ka siis on ka selline lause sees, see sai läbi harjutatud, kogu need tingimuste andmise läbi harjutatud selle buumi ajal. Et ka see, et jaama ehitaja peab arvestama sellega, et naabri maa peal võib mets kõrgemaks kasvada ja siis ärgu mingu õiendama naabri kallale, et miks tema puud nii kõrged on. Jah, Andres? Kas maaomanikega lepingud sõlmitud? Kontrollitud? See kontrollitakse siis, kui tullakse ehitusluba küsima, sellepärast, et praegu on projekteerimistingimused ja samamoodi projekteerimistingimuste menetlusse on ju kaasatud nende puudutatud isikutena, aga maaomanikud, kui nad ei ole ise selle taotluse esitajad. See on tehtud ja vastuväiteid ja midagi ei ole. Mis probleem? See teema tuleb siis, kui tuleb see ehitusluba küsima, siis peab see asi korras olema.
aga mis ta projekteerib nõusolekut ei ole? Ei, aga ma ütlesin, maaomanikele saadeti välja need samad projekteerimistingimused, kas on midagi vastu öelda või midagi, reageeringuid ei ole. Üks on saatmine, teine on siis noorteluslepingusel. No seda nad teevad juba ise omavahel. Sinna valla vahele seda kasutusõigust ja omastusõiguste seadust. Seda ei ole mõnda. Mina seisukoht, et selgituseks, et miks siis komisjon on eelnõud, mis arutavad, nad on täpselt nagu sõnasõnad, aga miks siis komisjon toetab seisukohta, võib-olla anda volikogu liikmetele kahju, miks komisjon ei toetanud. seal olidki erinevad arusaamad, üks oli seesama põllumajandusmaa teema, et kuidas sellesse käituda. Teine suurematest oli see, et meil ei ole vastu võetud vallas veel üldplaneeringut, et see võib olla takistuseks, et seal ei ole konkreetselt seda kirja pandud. Ja kolmas, või julgen öelda, oli vägagi isiklik või ütleme siis arusaamad päikeseparkide kui sellist ehitamise kohta üldse. Et need olid siuksed kolm erinevat argumenti. Ja ma võib-olla täiendan ka natuke, et kuna me suhtlesime komisjoni liikmetega ka, et jah, et see tunnetus on, et Lääneranna vald on hõre vald ja et siia on selline suur buum taastuvenergia arendusi teha, aga et siin see, et on hõre, ei tähenda seda, et siin ei ole väärtuslikke maastikke ja et neid tuleb ikkagi, et uisapäisa ei tohi neid ikkagi lubada ja rajada, et need otsused tuleb ikkagi põhjalikult läbi kaaluda, just see väärtusliku põllumaa küsimus, meie enda valla üldplaneeringu küsimus, aga kuna meie enda valla üldplaneeringut hetkel ei ole, et siis ma arvan, et see oli väga õige, et komisjon seda väga põhjalikult võttis arutada ja et ma arvan, et seda me peamegi tegema, et tõsiselt võtma neid asju. Aga täna mulle tundub, et projekteerimistingimusi me võime ikkagi välja anda, et see on teine asi, et kui nad tulevad ehitusluba küsima, et mis seal siis täpselt selleks hetkeks seis on meie üldplaneeringuga ja muud asjadega. Ma korra veel, et ma hüppan järgmise punkti peale, et need projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat, kui me täna need anname, aga need võivad, nende peale, selle samade punktide peale võib tekkida hoopis teine projekteerimistingimuste taotlus, nagu on juba järgmises punktis, mida siis Källe juba räägib, et mis on täna nagu ühiskonnas või Eestis. Ja see oli väga kiiresti muutuvas selles maailmas toimub. Ma arvan isegi, et tingimusi on natukene liiga palju selles, kuna ta põllumaa, siis ta on enne ka põristades nii tehtud, nii et nüüd ei tohi siis põristades nagu väga niita. Kas see moodustatav tuuleparkide komisjon, kas see päikeseparkidega ei tegele meil? Jah, ei tegele, et see on praegu nende konkreetselt tuuleparkide jaoks. Ma mõtlen, et need päikesebuum oli 23. 22 hakkas pihta, 24 alguses lõppes, aga nüüd toimub teatud ümberrivistumine kogu selles taastuvenergia maailmas ja ma arvan, et need taastuvenergeetika arendajad pigem üritavad mitte hoida mõnena ühes korvis, vaid nad hajutada, ehk siis kasutada juba olemasolevat taristut ära erinevate asjade juures, on siis tuulik, päikeseenergia pluss akud. Ehk siis saada seda energiavoogu, mis võrku läheb stabiilsemaks ja vähem kõikuvaks. Siis mis ikkagi praegu börsihinnaga toimub, see on ikka tegelikult hullumäär. Et kui on 0 ja siis paar tundi hiljem on 100 megavatti hind, et tegelikult katsu sellises olukorras midagi stabiilselt määrada. Nii. Andresele vastuseks, et seal on maaomanik ja arendaja väga liigistid, kes suhetes. Samast liigist. Selliste projekteerimistingimuste on alati kirjutatud selline põhimõte sisse, et maakorralduslikud ja servituutide maakasutusõiguslikud asjad peavad olema joondaetud enne ehitusloa väljaandmist. See on kõikides projekteerimistingimustes sisse kirjutatud, et vältida neid võimalikke paha. Ja neid kontrollitakse ikka. No me ei anna ei luba enne välja, kui me ei saa maaomanikest, sa ei saa minna ehitama võõra maa peale ilma selleta, kui sul maamaniku nõusolekut ei ole. Kõigil on õigust. Kas on veel küsimusi?
siis ma loodan, et olete kõik tutvunud nende projekteerimistingimustega ja saate anda käega märku, kes on poolt, et need projekteerimistingimused väljastada, nagu eelnõu on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kes on vastu ja kes on erapooletud? 1, 2, 3, 4. Nii. Mis meil vaja on? On vastu võetud? Nii, jah. Jah, Heino saab hiljem pruugi tagasi kutsuda, et võtsime nüüd selle otsuse vastu. Sai vastu ja läbi. Ja lähme järgmise teise päevakorrapunkti juurde, mis on meil ka projekteerimistingimuste andmine, aga siin siis on tegemist sellise kohaga, kuhu varem planeeriti, ma saan aru, päikeseparki ja nüüd hoopis energiasalvestit. Ja palun, Margus, kelle on? Jah, siin ongi nende viimaste muutuste väljendus, et vist 23 aastal anti välja siis projekteerimistingimused ja ka ehitusluba päikseelektrijaama ehitamiseks Liigula külje all Parivere külas. Jah, see on hea kaart, et sealt nüüd ülevalt põhjal servast paistab see Parivere tsehh või siis puidutööstus, mis Parivere külas on. See kollane laik ongi siis see koht, kuhu sisse tuleb ära mahutada siis akupank. Ja nüüd see nii-öelda violette on siis, see on siis Harku-Lihula 330 elektriliin koos oma kaitsevööndiga. Nüüd sinna oli projekteerimistingimus antud umbes päikseelektrijaama tegemiseks. Suurusjärk oli 30 hektarit seal, et ma nüüd peast ei oska see numbrit kohe hooga öelda, sest ta oli ühel pool liini ja teisel pool liini. Nüüd, kui te kaarti näete, siis seal on sellised kollased rivad, mis lähevad idast lääne suunas. Need on juba asjaõigused seatud siis juurdepääsutee ja maakaabli jaoks seoses selle päikseelektrijaamaga. Ja nüüd arendaja, kelleks on siis põhimõtteliselt Kaamos Grupp ehk siis KG Energy, soovib sinna siis nüüd selle päikseelektrijaama asemel tegelikult paigutada suurusjärgus 50 megavatti võimsusega akupanga ja ehk siis seda 50 megavatti salvestada suurusjärgus 4 tundi või 4-5 tundi, jah, et siis saaks sealt voolu. See maa-ala läks suuremaks kui pool hektarit ja sarnaselt siis 23. aastal sellele päikseelektrijaamadele siis akupangad, mis lähevad suuremaks pindalalt kui pool hektarit, tuleb nagu projekteerimistingimused volikogu direktsiooni kätte. Iseenesest projekteerimistingimuste väljaandmine ei ole tegelikult nagu asi, mida volikogu tavaliselt teevad. Aga kuna jällegi selliste nagu buumilaadsete asjadega, siis on koos tuulikutega see ka volikogu pädevus nüüd sees. Ja siis nüüd seal konkreetne koht on jah, et kuna see pindala, mis see park koos aedade ja tuledel ja tünnide ja kõigega võtab, on suurem kui hektar, siis oleme me volikogus. Nüüd täpselt sarnane asi oli möödunud aastal, kus nüüd on Valuste külas, kus siis on Evecon soovis ka üks 3-40 hektarilist päikseelektrijaama ehitada, aga nad loobusid sellest ja ehitavad sama mõõtu akupanka selle asemele. Ja siin nüüd on selles täpselt nagu samasugune asi, et päikseelektrijaama ehitada minule tunduvalt ei soovita enam, vaid et tulla turule hoopis tükis siis selle akupanga ka. Nüüd juba ruttan ette, et eile oli keskkonnakomisjonis ka see teema arutusel ja sama ka see võimaliku müra teema, siis ma tegelikult ka siin lubasin, et ma natuke täiendan seda müra teksti osa selles akupangas, et kirjutan selle põhimõtte natuke selgemalt lahti, ehkki see põhimõte on sees, sest selline sees, et elamualadel ei tohi nendest asjadest levida üle normatiivset müra. Müra võib tekitada see, kui need on konteinerites ja kui seal on vaja midagi jahutada ja siis nagu seda ventilatsiooni välja puumine.
et siis sai seda sinna juurde pandud, et oleks ikka projekteerija täiesti selge, et ta peab selle asja peale mõtlema ja sellega arvestama, kui ta nüüd hakkab projekteerima, et näha ette leevendusmeetmed ja ka siis sellega sai parandatud seda aia osa seal, kuna üks hektarid aed ümber, piirdeaiale, siis just see külg, kuhu võib, see on elamukool, et võib paigutada ka nii-öelda varvaeda või valli või midagi niisugust, millega siis vajadusel saaks tõkestada seda võimalikku müra. Noh, ta ei tohiks olla selline väga mürarikas asi, aga parem karta kui päätseda. Nii, aitäh. Et ühesõnaga teine sarnane akupank, mida ühte juba ehitas. Jah, sest ka sellele SIPA akupangale tegelikult ka volikogu poolt antud projekteerimistingimused. Selles mõttes on väga-väga sarnased juhtumid. Ainult, et arendajad on erinevad. Nii, kas on ettekandjale küsimusi? Siis Keskkonna- ja Maaelukomisjon arutas. Arutasime suhteliselt kiireliselt, jõudsime ühisele arusaamisele, et jah, projekteerimistingimused võiks anda ja juba selle teadmisega, et kui seal Olerexi vastas oleva põllumaa asemel on üks valge kast suure hunniku päikeseparkide asemel, et see visuaalne pilt on juba palju parem ja see on veel sellest Pärnu maantest kaugemal ja see üldse ei paista, et ühehäälselt olid selle poolt kõik, et anda need projekteerimistingimused. Ja aitäh selle tingimuste täiendamise eest ka, et ma tundub väga mõistlikud täiendused. Milline see akupank välja näeb? Ta põhimõtteliselt on valged merekonteinerid. Ja see terve plats läheb täis neid? See plats läheb täis, mitte täielisti, sest seal on ka hooldusterritoorium, nad peavad pääsema neid juurde hooldama, siis on seal, tuleb kindlasti panna tuletõrjetünn kuskile, tuletõrjeveeasi sinna ja kui pannakse ka need konteineralajaamad, mis siis omakorda sellega teevad, aga nad on kõrgus, konteineri kõrgus võib olla kusagil 2,5 koos nende patjade ja võib-olla mingi väikse viilkatusega võib olla kuni 3 meetrit. Uudistes näitas millised väljad lähevad, need sarnased kõik. Nad on enam-vähem fabrikutoode, nad tuuakse kohale, pannakse lihtsalt. Kui sa seda pilti vaatad, siis mitte terve see ala, vaid ülemal paremal nurgas on see koht, kus see tuleb. Tegelikult, kui nüüd seda eskiisi teades, mida nad plaanivad, siis nagu sellest kollasest alast umbes pool. Aga alati kunagi ei tohi planeerimisel ja projekteerimistingimuste andmisel panna väga jäike numbreid, sest tegelik elu võib tuua sisse selliseid vimkasid, et on vaja nihutada piltliku töödes mõni meetri sinnapoole või tännapoole seda asja ja siis on plaksis punane joon seal reeglite sees. Ehk siis projekteerimistingimused ja detailplaneeringid või kunagi olla ehitusprojekti täpsusega. Kas nad peavad kindlasti valged olema? Ei, seda mina ei tea, seda võib saavad ka teha. Kindlasti revisoris näitas valgeid. Jah, mina väga valgeid. Siin on lihtsam pihta saada roheenergia. Nii, palun. Ja veel kommentaariks juurde, see ei ole seal väärtuslik põllumaa. Nii, selge. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Kuulasime ära, et komisjon oli nõus, siis panen hääletusele, et kes on nõus nende projekteerimistingimuste väljastamisega. Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nii, siis vastu ja erapooletuid ei ole. Ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on meil siis Lääneranna vallavalitsuse põhimääruse muutmine. Ja ettekandjaks on meil vallavanem Tarvi Sits. Aitäh, volikogu liikmed. Kaks muudatust siis teie ette toodud. Esiteks siis Lääneranna vallavalitsuse muudetakse ühe osakonna nimetust, ehk viiakse vastusse tegelikkusega ja igapäeva töökorraldusega, kui seni on haridus- ja sotsiaalosakond, siis jääb sotsiaalosakond, enamus 99% sellest töötajatest ongi sotsiaalvaldkonna taustaks, seal on olnud ka haridusspetsialist, kuid struktuuri muudatusega
haridus- noorsootöö nõunik tulevikus liigub abivallavanema alluvusse. Ka varasemat töökorraldust küsides siis haridusspetsialisti käest siis heas mõttes, mitte halvas mõttes, ütles, et eks ma tundsin ennast seal nagu 5. ratas vankri all. Aga koostöö kindlasti kolleegidega suhtlus oli hea, kuid haridusteemasid selle osakonna igapäevases tegevuses nii palju teemaks ei ole. Ja teine muudatus, mis tuleneb siis puudutab pitsatite kasutust. Riigivapi seaduse kohaselt võib kohaliku omavalitsuse organ kasutada riigivapiga pitsatit üksnes riiklike ülesannete täitmiseks ja neid me enam ei täida. Ja jääb 4 pitsatit, see on traditsioonide jätkuks, 4 omavalitsust, mis on juba aastaid küll ühes omavalitsuses, siis hoiame ka seda teadmist, et kunagi oli meid 4. Rahvavabariik. Nii, kas on küsimusi vallavanemale, jah? Ma küsiks lihtsalt 2 osas, üks on rohkem puudutav, teine on rohkem puudutav seda, mis vallavanem mainis, seda vallavalitsuse struktuurimuudatuste kohta täpsustavalt lihtsalt sooviks teada. Esiteks ma küsiks, et meil suhteliselt 6 aega tagasi oli sarnase sisuga eelnõu, et kas tol hetkel ei olnud seda teadmist, et haridusspetsialist muutub nõunikuks ja liigutatakse majale, et ma mõistan, et see on võtnud see sisse kindlasti aega, aga lihtsalt tundub vallavalitsuse töötajate koorumine selliste dokumentide vormistamine, kui oleks saanud selle 1 korraga ära teha. Aitäh selle küsimuse eest, et just vaatasin või tuletasin meelde, et millal ma vallavanemana alustasin ja tegelikult 9. detsember oli esimene päev, 4 kuud. Et ühest küljest pikk, teisest küljest lühike aeg, arvan, et teemadega päris hästi kursi saanud, aga 1–1,5 kuu tagasi vahetus ka või natuke rohkem ka osakonna juht ja just aru saanud sellest, kuidas igapäevaselt see korraldatud on. Jah, öeldakse, et see lause on ka tuntud, et oleks ette nii tark kui tagantjärgi, siis oleks selle muudatuse võinud juba siis teha. Ei olnud seda tarkust, aga arvan, et on mõistlik siiski tegelikult kooskõlla viia. Mingit koormust loomulikult põhjustab, proovin ka volikogu tulevikus vähem selliste tehniliste parandustega vaevata, aga kui töö nõuab, et mõned struktuuriüksused muutuvad, teenistused muutuvad, siis tulen ja küsin volikogust. Ma küsiks siis täiendav küsimuse, kui volikogu esimees lubab selle struktuurimuudatuste kohta, et ma näen, et vallavalitsusest on see otsus läbi käinud, vastu võetud, et meil tekib juurde kultuuri- ja kogukonnanõunik, kes saab olema vallavanema alluvuses ja haridus- ja noorsootöö nõunik, kes saab olema abivallavanema alluvuses. Et mul on siin kohe mitmepoolne küsimus, et vähemalt nende dokumentide põhjal, mis me detsembris vastu võtsime, siis kultuuri eest ja kogukonnatöö ja turismi eest vastutab abivallavanem Hendrik Raabe. Küsikski kohe, et miks see kogukonnanõunik ja kultuurinõunik on siis vallavanema vastutusalasse pandud, kui just ma näen, et võib-olla haridus- ja noorsootöö peaks olema seal, sest haridusvaldkonda ei ole delegeeritud abivallavanemale. Mõistan, et vallavalitsus konkreetselt tegeleb kõigega, aga et miks siis kultuuri 2 erineval tasandil, mitte nagu ühes rakkes. Ja ma küsiks ka lihtsalt täiendavalt, et ma saan aru, see palgafond ja see kultuurikogukonna nõunik tuleb tegelikult sealt, et kultuurikeskuse juhataja kohta vähendatakse. Et uuriksin lihtsalt seda, et kas on plaanis ka siis teisi asutuse juhtide kohta hakata vähendama ja tekitada neid nõunike kohta vallavalitsusse juurde. Ja sealt lisa, et miks see just nagu nõunik, et minu teada spetsialist on ikkagi vastava kõrgharidusega, mitte lihtsalt üldise kõrgharidusega inimene. Et nõunikul on siuke poliitilisel maik palju rohkem juures. Kui mul mõni küsimus tipus ära olema, siis tulete meelde. Alustan tagantpoolt. Et nõuniku nimetuse juurde tulles, siis näiteks Kultuuriministeeriumis on muuseumi nõunik, ei ole poliitiline nõunik, kogu valdkonna koordinaator, sise, välis, kõik tegevused. Ja ta ongi selle valdkonna juht. Et võib-olla see tuleb minu taustast, kuid ma näen ka seda, et kultuuriteemade juurde tulles siis, et kultuuriasutustes tehakse oma igapäevast tööd, selle oskuste ja teadmiste juures, mis on ja nende võimaluste juures. Kuid kui vaadata Lääneranna vallavalitsuse struktuuri, siis kultuur pole olnud oluline. Kultuuril tegelikult on võimalus nii kultuuri elu edendada, kultuurist osa saada, kultuuris osaleda, kui tegelikult ka liita kogukondi. Et ma võin väga pikka loengu minna, aga ma arvan, et selleks ka kindlasti volikoguga võib ka eraldi aja võtta ja sellest selgitada. Aga toon 2 märksõna selle ootuste puhul välja. Et asutused oma igapäevast tööd tehes
ja tegevusi planeerides on oluline, kuid mida me soovime siis saada? Ja nüüd on 2 teemat, et kultuurisündmused, et selline, vaadates Lääneranna valla kultuurikalendrit 2026. aastal, mida kultuurikeskus on koordineerinud, siis tegelikult toimub palju rohkem. Ja tegelikult seda ühist koordineerivat rolli on selline vähem kantud ja mitte sellepärast, et inimesed ei taha seda kanda, vaid seda ülesannet pole neile antud. Ja kultuurisündmuste puhul laias laastus on 3 asja, et osad sündmused, mida tasubki koos teha ja nad võimendavad üksteist. Teine on see, et samal ajal meie vallas mitmes kohas sarnased üritused, et konkureerivad. Ja 3. on see, et ka kultuurisündmused võivad olla ja ongi, sellesse ma usun, piirkonna ja valla arenguvedu. Et ka kultuurisündmus, mis on väljaspoole suunatud ja kindlasti kohalike elanikele, et siis selline tuntud valem on, et üks sinna panustatud euro toob kaasa 5-6 eurot. No kas ta meie vallas nii toob, kui ta toob 3-4 eurot tagasi läbi teenindussektori, läbi kaupluste külastuste, läbi, ma ei tea, kuni parkimiskorralduseni välja, siis see tutvustab meie valda ja samas on kohalikele võimalus töötada. Nüüd kogukonna poole pealt. Meil on tublid kogukonnad, ka täna siin Varblas ringi käis, kuulus, kuidas Varbla külaselt siin viimase aasta peale toimetatud ja neid kohti on veel, sest seas mõttes võib nimetada seda moodne öelda ökosüsteem, võib öelda ka ämblikuvõrk. Ehk siis mille keskmes on erinevad, on ta siis kultuurikeskus, rahvamaja, seltsimaja ja need tuleb ka ära sõnastada ja ära sõnastada ka see, kuidas omavalitsus neid tegevusi toetab, nügib ja see ei saa ka tulla ülevalt alla, see toimubki koostöös, kuid sellele pole tähelepanu pööratud. Ja mitte selles suhtes, et see on vale, alati tehakse oma valikuid valla juhtimises. Ja ma näen, et see on valdkond, kus on meil võimalus palju edasi liikuda. Meil on kertsuskeskused, mis on oluline koht ja mitte igal pool. Ja kertsuskeskuste puhul minu selline lühike definitsioon, et oleks õnn, kui neid kunagi peaks kasutama. Aga meil kogukonnamajad on sõnastamata, mis seal on. On need raamatukogude põhjal, on need rahvamajade põhjal ja need tahaks, et need oleks kogu aeg kasutuses. Ehk siis, et ja need kertsuskeskused, mis on näiteks, need ka tihti kattuvad. Ehk siis, et see ootus sellele nõuniku kohale, spetsialisti kohale, aga nad on praegu nõunikuks nimetatud, sellepärast, et ma näen, et meil eraldi kultuuri ja kogukondade osakonda ei ole mõistlik teha ühe inimesega, aga just eristada seda siis spetsialisti tasandist, et tal on ka suurem vastutus, on see nõuniku ameti nimetus valitud. Ehk siis, et see on see tauks. Võib-olla oleks jõudnud nende järgmiste punktide juures, aga kindlasti, kui konkurss on läbi viidud ja see loodetavasti väga inimene on sinna valitud, siis ma arvan, et see ei ole ainult vallavalitsuse teema, see on kogukondade teema, volikogu teema, et kuidas võimestada just seda tegevust. Et lühidalt öeldes selle ametikoha ootus ongi arendada, koordineerida, edendada kultuurielu Lääneranna vallas ja aidata kaasa elujõuliste kogukondade tekkele. Ja see on see, mis toob siia inimesi. Nüüd palgafondi viires võib vallavalitsus oma struktuuri ümber korraldada. Ja ma tean, et on eelarve. Ja kindlasti on tegelikult päris mitu valdkonda, kus tegelikult oleks ka veel vaja panustada juurde, et me liiguksime edasi. Siis kultuurivaldkonnas vaadates üle nii ametijuhend, senist töökorraldust oligi see valik, et kultuuri- ja noorsootöökeskust igapäevast asjaajamist on vaja ka korraldada. Ja see koormus ja praegusel juhil enda lepingu muudatus, ametijuhendi muudatus saadetud on 0,3 ja 0,7 on siis selle uue loodava ametiga. Kas kunagi midagi muutub? Maailm on nii muutuvus, et kui ma ütleksin, et mitte midagi ei muutu, siis ma juba valetaksin. Küll, mida ma ka vallamajas neid otsuseid tutvustas, ütlesin, et mina tunnen nüüd, et see meeskond on kokku saamas ja liigume edasi ja läheme aasta jooksul. Ei planeeri hetkel ühtegi muudatust, sellist põhimõttelist muudatust. Ja samas tegelikult selle aga ma pean ütlema, kui midagi ühiskonnas muutub, ma arvan, et elanikkonna kaitsespetsialiste erinevatest omavalitsustest mitmed aastad tagasi ei olnud, nüüd on igapäevane teema. Kohati mõtlen, et kas ma pean teise kriisinõuniku veel juurde võtma, et ei jõua kõigele järgi peale aida. Nüüd need eelmised küsimused. Meil tegelikult tuleb veel see päevakorrapunkt. See töökohtade jaotus. Selles suhtes, et vallavalitsus, see jõuab see 5-liikmelist kohane, 5-liikmelise struktuurini, mida ma pakun välja, et ütlesin esimesel kuul. Et ma näen, ja põhimäärust muudeti, et endises põhimäärus oli nii, et 3 on. Ma arvan, see on alati juhtimisküsimus, ja siin ei ole õiget või valesti vastuseid. Mõnes struktuuris toimib väiksem meeskond, mina, ja siin ütleb pool naljatades, et väga palju elus korvpalli mängid, et siis 5. tiim sobib mulle väga hästi, igal ühel on oma roll. Aga see, et valdkonnad on seal kaetud. Ja kultuuri, valdkond, sport, samamoodi ja ka muinsuskaitse, seal ma lihtsalt tunnen, et ma suudan oma erialaste teadmistega kaasa aidata ja sellepärast ka vallavanem alus. Haridusvaldkonna puhul, selle küsimusele vastates,
viimased 1,5 või 2 kuud on ka näidanud, et see siis juhtimine, haridusreformi tagajärgedega tegelemine sellises korralduses, nagu paar kuud tagasi sai kokku lepitud, et abivallavanem koordineerib, haridusspetsialist on toeks, pluss veel ka teised vallamaja teenistajad, siis see toimib väga hästi ja seda ei ole mõtet praegu lammutada, vaid ära muuta lihtsalt seni kehtiv kord, ehk siis, et vastutusvaldkond, kultuur ei jää abivallavanema vastutusvaldkonnaks, vaid see tuleb vallavanema. Et ühesõnaga on siis oodata, et tuleb muudatus Hendrik Raven selles abivallavanema, et kui eelmises korras sai otsustatud, et abivallavanem turismi, ettevõtlus ja kultuuri valdkonnas, siis see kultuur nüüd võetakse siis välja, et kultuuriga enam abivallavanem ei tegele, vaid see on nüüd siis vallavanem all spetsialisti töö. Vaatasin üle ja samamoodi loomulikult, et tahaks, et kohe oleks need otsused ühtemoodi tehtud, aga tuleb ka arvatada seda, et ajast tasub mitte kinni jääda, vaid vajadusel muuta. Ehk siis, et vallavalitsuse koosseisu kinnitades oli abivallavanema juurde pannud 3 valdkonda. Täna vallavalitsuse koosseisu kinnitades on ka eraldi punkt, et eelmine otsus muutub kehtetuks. Ja kui volikogu selle otsuse vastu võtab, siis ma planeerin seda teha, mis eelmisel vallavanemal ei olnud. Mõnes teises omavalitsus on, nagu ma tean, et ka Läänerannas, pakun, et Ene Täht on sellest eeskuju võtnud, et vallavanema käskkirjaga on eraldi ja detailsemalt välja toodud need valdkonnad, millega tegelikult seda on nii vallamaja juhtides vaja, et piltlikult öeldes jääda selle korvpalli juurde, et pall mängi vahel maha ei kukuks ja teisalt ka kindlasti väljapoole, et see ei ole ju salajane, vaid et ongi, et mis teemaga keegi tegeleb. Et loomulikult suures pildis on aru saada, millega need majandus, sotsiaal, abivallavanema koha puhul, mis on siin vallas või meie vallas vähem rakendatud, aga seal võib-olla selle küsimusel rohkem, kes samamoodi saab ära nimetatud. Ja usun, et ükskõik, kes tulevikus ka vallavanem on, kas ta kasutab seda mudelit või teist mudelit, aga tasuks eeskuju võtta. Või see oligi selgus huvides. Seda ongi väga õigustatud küsimus, aga kutsun kultuuriteemadel kaasa rääkima. Minul on ka küsimus. See struktuur selles mõttes on ikkagi oluline punkt praegu neid arutada, enne kui see struktuur vastu võetakse. Et lihtsalt tekib tunne nagu, et me tekitame nagu töökohtasid juurde ja kõik on nagu sellised ülemused nagu. Et kus töötegijad on. Et spetsialist, ma saan aru, nagu on inimene, kes valdab teemat ja tegeleb käsi põllul. Kui meil on neid nõunikke nagu vallamaja tekib täis nagu, siis tekib selline olukord, et kõik on delegeerijad, kõik nimetavad ennast tippjuhtideks ja me muudkui delegeerime. Aga kui me eile olime laua taga, siis meil ei jää isegi 2000 eurot, et mingisuguse staadioni või 3200 ära majandada mingisugune alus kusagil. Aga nüüd me tekitame töökohti juurde, otsime endale ise tööülesandeid. Mul tekib siukene tunne. Küsimus arusaadav. Küsimus arusaadav, jah. Et teatud mõttes nagu ikkagi, kes on need inimesed, kes seda, sa ütled ka, et konkureerivad üritused. Mismoodi see nõunik hakkab siis jaanipäevasid jagama või kuidas see sisu nagu välja hakkab nägema. Me ei ole isegi praegu ametijuhendeid inimestel ja tegutsevad ja valivad endale ise tööülesandeid, et kõik ei saa olla juhid. Sõjaväel on üks kindral nagu, kes nagu toimetab. Kõik ei saa olla nagu kindralid. Öeldakse ka, et sõjad võidavad allohvitserid, mitte kindralid. Aga sinu küsimuse juurde tulles, mis oli ka mitu teemat ka eilse arutelu juures. Eelarve planeerimise kvaliteet peab kordades tõusma. Kui eelarves ei ole planeeritud ühe või teise asja korda tegemiseks, siis vallavanemal ei ole olemas, või no võib-olla kunagi oli, sahtlit, kus ootamatuid kulusid katta. Reserv on teine asi, midagi juhtub ootamatult, siis tuleb. Ehk siis kui eelarves on planeerimata korralised tegevused, liivakasti ei jõua liiv, mida läheb üle aasta vaja või igal aastal, siis see on ette planeeritav ja planeerimiskvaliteeti tuleb kindlasti tõsta. Ja ma näen, et see tegelikult meeskond on olemas meil vallamajas ja me suudame seda teha ka allasutuste juhtidega. Need teemad tulebki laua peale tulla, sest iseenesest ei teki. Teiseks, need muudatused on palgafondi raames ja ma ei ole näinud ei Lääneranna vallamajas ega ka varasemast töökogemust, et Eesti avalik sektor, mida teinekord öeldakse, et oleks nagu väga paisav, et keegi saaks seda luksust endale lubada, et ainult juhib ja delegeerib, et seda ei ole võimalik. Ja seda ma kinnitan ka, et nii haridusnoorsootöö nõunik kui kultuuri ja kogukondade nõunik ja see on tegelikult väga hea, et on kättpidi asjade juures, sest et kui tekib distants, siis kaotatakse ära ka side selle tegeliku eluga. Ehk siis, et nõuniku nime ei pea pelgama, ta on ajas saanud erinevaid tähendusi tänu poliitikutele, kuid tegelikult on sisulise töö tegijad. Meest sõnast. Küsimusi rohkem ei ole. Kas on nagu võimalus ka see nagu, küsimus, et tuleb sisekonkurss sellele ametikohale kultuurinõunikule, kui nüüd kultuurimaja juhataja ametikohta vähendati? Tuleb avalik konkurss ja kindlasti olen ka öelnud praegu kultuurinõudluse keskuse juhile, et on oodatud kandideerima.
et avalik konkurss, suhteliselt värske uudis, nagu volikogus on öeldud, avalik konkurss näiteks hankespetsialisti leidmisel tõi meil kandidaate, mida me sisekonkursina ei ole leidnud, et võin öelda, et ühe Eesti parim hankespetsialisti saame endale vallamajja ja suur tänu osakonna juhina läbiviimisest. Nii, panen siis selle määruse muutmise hääletusele, et palun andke käega märku, kes on poolt Lääne-Ranna vallavalitsuse põhimääruse muutmisega. Komisjon, vabandust, majanduskomisjon. Pikaks läks ju majanduskomisjoni. Komisjoniga veenis vallavanema jutt. Oli veenev, väga hea. Tuline arutelu oli. Selge, nüüd hääletame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kes on vastu? See on vabalt. Aitäh. Nii, aga me jõuame täna neid asju veel rääkida, aga vahepeal on meil siin päevakorras revisjonikomisjoni käesoleva aasta tööplaani kinnitamine ja ettekandja on Hardi Pikmets. Kas ma võin rääkida istudes või? Jah. Nii palju ei ole korda meeldib. Jah, tuleb. Meil saali pole ja enamus külades meie valla. Vaadaja lõppenud selles suhtes liigud on õnnetud. Aga teil on kõigile tutvumiseks saadetud revisjonikomisjoni tööplaan. Olles siis ootamatult sattunud asja nagu vedama, siis selgus, et mu eelkäija on teinud väga hea tööplaani. Ma vaatasin juttu ka. Ja siis tudeerides seda siit ja sealt poolt, siis tuli ette võtta raske töö, muuta ära aastaarvud. Ja siin plaanis on plaanitud tegevused, mida revisjonikomisjon peab tegema. Ja samas saab selle plaani alusel ka tegevusi teha, mida me tahame teha. Ja rohkem on midagi... Mida seadus lubab. Ja see, mida seadus lubab, ega midagi ebaseaduslikku Andres ei olnud ette valmistanud meile. Mida volikogu käsib. Jah, ka see on täna selle alusel võimalik, kui selle tööplaani nüüd vastu võtta. Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Kõik arusaadav ja revisjoni töö vajalik. Andke siis palun käega märku, kas olete nõus, et kinnitame selle tööplaani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Kas ma võin siin olla poolt? Võid. Sa ei saa rahast, saab tööd juba. Muidu tuleks kui päeva saada. Nii, võtsime vastu revisjonikomisjoni tööplaani. Saate asuda revideerima. Just. Ja siis meil on järgmine päevakorrapunkt. Eelmine kord otsustasime moodustada ajutise komisjoni 9-liikmelise tuuleenergia teemade arutamiseks ja siis tulen komisjoni esimehena nüüd siis teie juurde selle nimekirjaga, et kinnitada komisjoni liikmete nimekiri. Ütlen, et see teema on väga kuum. Tuli välja, et 9-liikmeline komisjon on väga suur komisjon, aga siiski oli neid soovijaid rohkem, kes ja teema on selles mõttes puudutab väga erinevaid vallapiirkondi ja kogukondi ka. Nii et olen valmis seda komisjoni juhtima niimoodi avatult, et ka need, kes ei mahtunud komisjoni sellesse ametlikku koosseisu, on teretulnud istungitele ja teemasid arutama, et eesmärk on ikkagi meie valla jaoks kõige paremad seisukohad kokku saada. Kas on küsimusi? Kas sinna liikmete juurde Vargla piirkonnast ka keegi võiks külalisena kuuluda, et kuna siin piirkonnas on ka tegelikult need tuulikud tehitud? Pearu on mul plaanis külalisliikmena arvestada. No volikogu liikmetel on kõigil õigus komisjoni töös osaleda. Võtsid sõnad suust ära. Jah, osaleda liige. Noh, liige ei saa olla. Liige on ta niikuinii, aga põhimõtteliselt töös osaleda. Aga siin on mõned inimesed, kes ei ole volikogus, aga on tegelikult teemas pädevad, et kindlasti tahame parimat pädevust siia kaasata.
aga kui küsimusi rohkem ei ole, et siis ma panen siis hääletusele, et kas on nõus kinnitama selle ajutise komisjoni liikmete nimekirja. Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ma igaks juhuks küsin, et kas kõigi mitte volikogu liikmete nõusolekud on ka olemas? Jah, need mõni pole veel päris kirjalikult veel jõudnud, aga siis ei saa ju. Kinnitamiseks peab olema kirjalik nõus. Ei ole veel jõudnud. Aga selles mõttes, et need jõuavad. Ma tean, et meie peaks olema saadetud. Jah, et need nõusolekud on olemas, need on kirjalikult veel vormistamata. Just võtsin tööplaani vastu. Nii, see peategi tööd tegema. Nii, aga meil on järgmine päevakorra on siis Lääneranna vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Et siis palun vallavanem Tarvisit. Ja, aitäh, käsitlesin just üle-eelmises punktis ära, et ettepanek on 5-liikmeline vallavalitsuse struktuur kinnitada. Ja järgmine punkt tuleb siis, kui nimeliselt, siis on ka ettepanek. Minul on täiendav küsimus, et lihtsalt ma saan aru, et järgmine punktiga kohe kattub, et need lisanduvad vallavalitsuse liikmed on kõik meie osakonna juhatajad, nagu ma saan aru. Küsimus sellest tuleb, kas on planeeritud neile ka täiendavat vallavalitsuse liikme töötasu või on siin plaanis nendega ka mingid käsunduslepingud täiendavalt sõlmida? Ei ole planeeritud. Ei ole, ja lisatasu? Ei ole ka planeeritud. Aitäh. Selles mõttes õige küsimus, et õige vastus ka? Lisakulusid ei ole sellega plaanis. Nii, küsimusi rohkem ei ole. Siis panen hääletusele, et vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Palun andke käega märku, kes on nõus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Kes on vastu? 3, 1, 2, 3. Vanaseisu taastamine ei ole, vanaseisu lõhkumine. Üle-eelmise seisu taastamine. Te lõite selle seisu, mis meil enne oli. Sa oled nii tark ja nii kogenud. Lühikese mäluga küll, aga see oli alles ju nii hiljuti. Nii, aga lähme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, et siis kes see vallavalitsuse koosseis nimeliselt siis ja palun vallavanem. Aitäh, et 3-liikmeline vallavalitsus siin pea 4 kuud siis toimis. Et miks ta algul 5-liikmeline ei olnud, siis seda olen ka käsitlenud, et meil majandusosakonna juhataja 2 kuud nüüd ametis või natukene vähem ja ka sotsiaalosakonna juhataja. Ja mõlemad on näidanud, et on oma valdkondades väga pädevad, et vallavalitsuse liige Helen Romm pikaaegne kogemus omavalitsustest, ka Lääne maavalitsusest tegeleb meil majandusvaldkonnas väga laia ampluaaga teedest, torudest, ehitamisest, planeeringuteni. Ja me oleme saanud valdatööle väga hea teenistajad. Ja Saimo Soobert, kes varem ka siis lastekaitsespetsialistina Lääneranna vallavalitsuse sotsiaalosakonnas toimetas, et siis kannab edasi ka järjepidevust vallavalitsuses, ka need teadmised ja kogemused, mis tal sotsiaalvaldkonnas on, kaasa arvatud juhtimiskogemus on näidanud, et ka väga tugev spetsialist. Ja üldiselt meeskonna või vallateenistujate ja ka vallavalitsuse liikmete valikul 3 kaad, millal ma tähelepanu kindlasti isiklikult pööran, on kompetents, koostööoskused ja hea on, kui on ka kohalikud juured, et Helen Kasari kooli vilistlane, küll jõuab tagasi ka meie valdkonda sisse kirjutada kunagi ja Saima siis on juba pikaaegselt siin olnud, aga ka teiste teenistujate puhul. See viimane loomulikult ei tähenda seda, et kui esimesed 2 on nõrgad ehk kompetentsi koostöö, siis ainult kohalike juurde on võimalik tööle, aga see on boonus. Edamännila on siis ka varem vallavalitsuse liige saadav vastutusvaldkond finants ja vallavalitsuse liige abivallavanem Hendrik Raave, et haridusküsimused ei lõppe sellega, mis 12. märts volikogus vastu võeti, et koolide ja klasside avamine, vaid need tugispetsialistidest kuni koolitranspordini, et haridusnõunik, haridusspetsialist on väga pädev, aga sinna on tuge vaja ja koolid ka samamoodi. Koolid juba igapäevast õppetööd korraldavad, kuid koolipidaja rolli tähtsust või võimekust
vallavalitsus vaja tõsta. Lisaks sellele avalikud suhted, kohaturundus ja turismi teemad, aga praegu see põhiline rõhk on haridusvaldkonnas ja vallavanemana siis üldjuhtimine, kriisihaldus ja kui eelpool mainitud ka siis oma erialaseid teadmisi kasutades siis kultuuri, muinsuskaitse ja spordivaldkond ja täpsem jaotus kinnitatakse siis vallavanema käskkirjaga ja kui on see heaks kiidetud, siis lähiajal on plaanis ka see käskkiri ära kinnitada minu poolt. Et ettepanek sellises koosseisus kinnitada. Küsimusi? Tutvustame uusi vallavalitsuse liikmeid ka, et Helen ja paari sõnaga. Rammu paljusid juba tunnen, osad kindlasti veel mind ei tunne, aga tulen Haapsalust, olin viimati Haapsalu aselinnapea umbes samadel teemadel nagu ka siin on vaja majandusosakonna juhatajana tegeleda. Töösse olen sisse elanud, töö on tuttav, tööd on palju, ametnikud, kes praegu tööl on väga tublid kõik ja väga hea tasemel minu meelest võrreldes mu eelmise töökohaga, praegu saan võrrelda. Vajakajäämisi muidugi on ka, aga selles valdkonnas võib-olla, kus siis praegu hetkel ametnikud puudusid. Et majandusosakonna juhataja oli kaua töölt eemal, siis on jäänud palju tööd ette mulle. Ja siis eelmise aasta lõpus lahkusid siis projektijuht ja hankespetsialist, nüüd on hästi palju hankeid on vaja tagantjärgi teha, et saada järje peale. Kui teil on küsimusi mulle isiklikus plaanis või midagi, siis võite küsida. Kindlasti see vallateede hankimine kevadel on vallateede, selle kruusateede hankime tegime ära, seal lihtsalt pannakse praegu plaane paika, et mis järjekorras ja millised teed lähevad. Muud teetööd või see investeeringuraha, siis selle me otsustame ju järgmisel kuul, eks ole, millised teed lähevad tegemisele. Mis siis veel on, uut on tulemas see, et kui varem tehti talihoolduse hange näiteks sügisel, vahetult enne talveperioodi, siis nüüd me teeme selle ära suvel, õigemini enne jaanipäeva, sellepärast et seal talihoolduse hankes on ka niitmise tööd sees ja siis kuna need talihooldajad on ka niitjad, siis nad saavad varakult need teeperved endale selgeks niita, et siis nendel oleks lihtsam talihooldust teha. Mõte on selline. Ja siis me teeme selle talihoolde hankega pikema perioodi peale, vähemalt 4 aastat, kui mitte 5, sest et neid hooldusmasinaid tuleb soetada, nad on erimasinad ja siis, et see kataks umbes ära selle uue auto või masina siis liisinguperioodi. Mõte on, et saada parim tehnika ka. Lihtsalt kommenteerin ka, et täna kinnitasin ka osakonnapoolt, et valmistada plaani ja seda üles 17 hanked. Riigihanked on praegu 17 kirjas, võib-olla midagi tuleb juurde, aga väikehankeid on muidugi ka mingi tabel, seal on ka 10 vähemalt. Aga tuleb kiita, kõik toimib, 20 minutit tagasi tuli tee üle sealt. Ja hääleteid võib ka kiita, nad on käed. Koomas on lükkamata ja mis see nii? See oli riigi idee räägib. Kas see on hea? Siin varasemalt rääkida sellest sama teede investeeringutest ja toimetamistest, et panen kõigile südamele 22. aprill on see tähtaeg, kui võiks teha ettepanekuid vaadata oma ümberkaudsetes külades ringi, et kus mis tee võib-olla vajaks parandamist, toimetamist, et andke sellest kindlasti teada või suuremat investeeringut. Komisjonist on see läbi käinud, me korra arutasime seda, ta tuleb nüüd kindlasti järgmise volikogu päevakorda, ma loodan, ja seal vaatame selle investeeringute kava ka veel üle, aga et 22. aprill
volikogu liikmed, komisjoni liikmetena ma seda ju ütlesin, vaadake ringi, tehke oma ettepanekud, et oleks mille vahelt valida teehoiukavasse sisse valida asju. Nii, aitäh. On Helenile veel kellelgi küsimusi? Aitäh. Ja siis on meil Saima Sookat. Ja mina olen siis Saima Sookat ja mina tegelikult olen Tallinnast, aga olen piisavalt kaua elanud Pirikulas. Ja Lääneranna valda sattusin ma siis peale valdade ühinemist. Ma tulin lastekaitseks, seda ma tegin 8 aastat. Nüüd sotsiaalosakonna tööd ma olen teinud 2 kuud, proovime edasi minna. Ja kui ennem oli töötajatest juttu, siis sotsiaalosakonnas on 10 töötajat, kes kõik toimetavad siis sotsiaalvaldkonnas. Et kuna ma ise liikusin edasi, siis 2 korda on meil võib-olla isegi lastekaitsespetsialisti leidmine ebaõnnestunud, kuna seal on niivõrd kõrged nõudmised ja 1. juulist muutuvad üldse sotsiaaltöötajate standardid, nii et võib juhtuda, et paneme 3. kord veel. Kui kellegil on mingit infot, kes võiks tulla lastekaitseks, siis rõõmuga nagu andke teada. Aga see on keeruline valdkond niimoodi. Et meil on jah 4 koduhooldustöötajat, 1 on siis veel asendustöötaja. Ja eks ma hakkan algusest minema, et minu jaoks on ka palju tegelikult, mida tuleb avastada. Aitäh. 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 Ja siis rohkem küsimusi ei ole, et siis saame minna, siin meil ju komisjoni ei olnud, et Lääneranna vallavalitsuse koosseisu kinnitamise juurde, et palun andke käega märku, kes on selle koosseisu kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Suur tänu, keegi vastu ja erapooletuid ei olnud, nii et väga tugeva mandaadiga vallavalitsus on meil. Surume kätt ka. Kodukorra üksmeel on meil siin, mulle on see mängu elu päriselt. See mängu elu. Sa tahaks sinistada või? Käsildada. Siin on otsustas vastu olla. Jätkad samamoodi. Ei. Või saad palju värske ka. Minu jaoks on hea 13 häälega kinnitada. See on eriti professionaalne vaadata. Parimad asjad tulevadki 13 häälega. Nii. Nii, head volinikud, me oleme nüüd kõik päevakorrapunktid, õnnitlemine käib. Et oleme päevakorrapunktid ammendanud, meil on veel jooksvad küsimused, mille, et kas kellelgi on jooksvad küsimusi. Mina võin joosta. Keegi tahab märku anda, jah, on Hardi. Minul on seoses siin erinevate suurte igasuguste igaõhtuste külakoosolekutega on minu poole pöördunud siis grupp lapsevanemaid ja on välja tulnud 2 küsimust lausa isegi, kui ühte ja ma adresseeriks nad siis vallavanemale, nad kuigi on seotud ka Henriku tööga, abivallavanemale töös. Et esimene mure tuli Virtsust. Küsimus lihtne Virtsu laste koolis käimise kohta järgmisel õppeaastal. Kui meile teada olevalt on, ma saan aru, vaja maha lõhkuda ikkagi toetuse vastuvõtmiseks Virtsu vana koolimaja, siis kas on teada, kuhu kohta reaalselt lähevad Virtsu õpilased füüsilist kooli või millises majja siis lähevad 1. septembril järgmine õppeaasta. Et see on nagu mure lastevanemate poolt ja teine mure on tulnud välja ülevallaliselt ja see puudutab koolitransporti. Heino. See puudutab koolitransporti, et siin eriti olles Hendrikuga käinud, siis nii mure oli Paadremal välja. Et külakoosolekutel on välja tulnud, et väga suured mured lastekooli saamisega ja ka tagasi peale tunde ning trenne. Ja eriti suur mure on see siis, või õigemini siis ongi küsimus, et millal saab korda koolitransport Koongast, Vardast, Vatlast, Paadremalt Lihulasse ja tagasi tundide alguseks Lihulasse kohale ja siis peale tunde ja peale trenni tagasi. Ei pea täna vastama, aga vastus sooviks järgmine kord kindlasti.
kas on soovi praegu kohe midagi vastata, vaid võtame selle küsimuse kaasa ja... Ma võin kirjalikult saata meile. Ma ei tea, see aeg on, siis võib ju, kui soovib vastata. Siin ei ole midagi kohe vastata. Hardi teab ise, kui ta eelmise valitsusperioodis saaks üldse hakkama. Selge see. Võtsid vallavanema rolli või? Nii. Aitäh ära Irvela endine vallavanem. Jaa, kindlasti. Hästi lühidalt, sest Tarvi vastu ja saab. Jaa, et ma tulen selle esimese küsimuse ümber, et see tekitab... Heino. Sa pead välja minema. Tulles selle esimese küsimuse ümber, mille on erinevaid emotsioone ka tekitanud, et ütlen, et see, mis kunagi on katki tehtud, selle kokkuliimimine on alati keerulisem. Ehk siis, et ja sellega paratamatult, vaid ongi roll tegeleda. Et Virtsu kogukond sai selle eest väga palju pihta ja tekitaski väga palju emotsioone ja eriarvamusi, kui nad avastasid eelmise aasta suvel, et midagi on planeeritud lammutada, aga neile ei räägita. Oleme Virtsus käinud eraldi kohtumas kooli ja lastevanematega ja ka Virtsu kogukonnaga 4. aprill. Ja arusaadavalt, igas kogukonnas on erinevaid arvamusi, aga selgitasime, kuidas asjad on ja aus ja avatud suhtlus, et mis siis saab. Mina nimetaks seda, kui me üldse seda toetust kasutame, kooli ehitamise toetus. Ja mitte see, et 2,8 miljoni eest me saame planeerida Virtsusse uue koolimaja. Küll aga kui selle üks osa ja see toetus on saadud tegelikult Lihula koolimaja ehitamiseks, kuid et seda toetust teiste valdade ja omavalitsustega konkureerides üldse saaks kasutada, tuli ette näha veel hooned, mis ei ole energiatõhusad ja mida tuleks lammutada. Üks nendest võimalustest, mis ma saan aru ka varasemalt läbikäinud, on olnud Virtsu ja Virtsus ka rääkisime, et võimalik, et see võib olla olemas koolimaja. Küll aga me taotleme pikendust riigi tugiteenuste keskused ja seal ma tunnistan jälle, et oleks me detsembri lõpus, kui oli alla kuu aja jäänud veel üldse toetuse kasutamise tähtaeg oli 3 nädalat, et oleks võinud kohe küsida 2 aastat ja mul ei olnud tollel hetkel infot, et võib pikema perioodi peale küsida. Et me küsisime 26. aasta lõpuni riigi tugiteenuste keskusega kohtumisel, et te saate selle, nüüd küsime 27. sest riigi meetmega see sobib, et me saaksime vajalikud tegevused läbi viia. Ükski õpilane ühegi kuuse alla ei jää ja planeerime neid tegevusi. Ja praegu piltlikult öeldes on laual 3 varianti, mitte midagi ei muutu. Jääb Virtsu praegune koolimaja selgelt, et see praeguste õpilaste arvu juures ja tollase ehituskvaliteedi juures vajab korda tegemist, aga juhul kui meil seda toetusraha ei ole, siis saab nipet-näpet teha, teise korruse kütte välja lülitada ja võib-olla natukene katust parandada. Kuid see on minu arvates, puhtalt isikliku arvates natukene sellise edasi lükkamine, varem kui hiljem tuleb seal midagi teha, sest et siin Varvla koolimajas viibides on väga hea meel, õpilasi küll on vähe, aga kooli keskkond on ju hea ja samas teatud keskkonda vajavad kõik meie piirkonnad. Teine variant on, et tõesti, ja seal kogukonnas olid erinevad arvamused, mõni ütles, et miks mitte, uus koolimaja kaasaegsemate tingimustega ja kui sellest rahast, mis seal tegelikult reaalselt ikkagi on võimalik tulemas, saab osa kasutada, siis Virtsu, kui tema piltlikult öeldes annab kõige suurema osa sellesse meetmesse, ma leian, on igati moraalselt põhjendatud ja sisuliselt põhjendatud, et sinna midagi asemele ehitatakse, et me ei ole lammutuskoalitsioon. Ja siis 3. variant on, et kas kombineerida, et Virtsu lasteaed on ka väga kehva energiatõhususega ja mitte ainult sellepärast, et vaadata seda energiatõhusust, vaid ka sisuliselt, et kui spordihoone, rahvamaja osa, kuidas lasteaed ja kool tänapäeval koos, ka siin ju toimivad ju 2 asutust koos ja ka Koongas, et miks mitte siis niimoodi läheneda, et lähme ja kokkulepe jäi kogukonnaga, et nad ütlesid, et jah, tegelege plaaniga edasi, nad ei öelnud ei ja see oligi väga suur samm, et tegelege plaaniga edasi, tulge meie juurde tagasi juba siis konkreetsemate lahendustega, et on väga nii Põhjamaades päris mitmed Eesti ettevõtted käivad, aga tegelikult ka siin Eestis kasutatud variante, kus ongi arvestades seda, et rahvastikuprognoosid kõiguvad ühte teistpidi, praegu kahjuks oleme langustrendis, aga loodetavasti ühel hetkel on tõusutrend, aga millises vallapiirkonnas on ka alati omaette küsimärk, ehk siis moodulkoolimajad ja neid tehakse arhitektuurselt väga
hästi, aga seal loomulikult on vaja vaadata kahte poolt, nii sisulist kui ka finantsilist ja ratsionaalset poolt. Ehk siis, et praegult ma ei näe, et selle aasta septembris lapsed peaksid kuskile mujale minema. Küll aga ootame Riigi Tugiteenuste Keskuse vastuse, lähme Virtsusse, näitame ära ja see on see toetusmeede. Vastasime viimaseid küsimusi või arendusspetsialist vastas, mis oli seotud veel Lihula koolimaja ehitusega ja kui sealt rohkem vastused ei tule, siis see toetusraha tuleb Lääneranna valduse arvele, kui me ei hakka seda enne kasutama, kui meil on selgus käes, mis edasi saab. Ja teine koolitranspordi teema ei ole tõesti detsembri, see on pikk ja keeruline teema kindlasti, aga detsembrist aprillini ei ole seda väga head lahendust, küll aga see on see, millel ma ennem rääkisin. See on, jääb ja on tulevikus üheks oluliseks teemaks kogu koolivõrgus meie hajaasustusega vallas, et kuidas on koolitransport korraldatud, et eks ta on siin ühistranspordikeskusega kaudu, aga ka üks buss, mis vallale kuulub, on antud ühele firmale kasutada, et koolitransporti korraldada. Ma täpsustaksin mõlemat teemat. Kõigepealt me oleme Virtsu kooli ja lasteaia lastevanematega pidevas suhtluses. Me oleme korraldanud kohtumise ainult kooli ja lasteaia lastevanematega, terve kogukonnaga. Ja kõige põletavam teema Virtsus ei ole täna see, et keegi ei tunne seal muret, kuhu minna 1. septembril, sest et kogukond teab, et ilma kogukonna nõusolekuta vallavalitsus ei lammuta ühtegi maja. Seetõttu on see kindlus olemas, et see maja on püsti seni, kuni kogukonnaga ei ole otsustatud teisiti. Küll aga kõige suurem mure Virtsus on hoopis see, et Virtsus on üks lasteaiarühm ja selles ühes lasteaiarühmas on koos siis 2-aastased ja 7-aastased ja ka HEV-lapsed. Ja kuna majas on tegelikult rohkem ruumi, seal on 2 suurt kasutamata rühmaruumi, kokku üle 100 ruutmeetri, siis koos lastevanematega sellel laupäeval kell 11, kõik on oodatud talgutele, me teeme need ruumid puhtaks ja suured lapsed saavad hakata nendes ruumides koos olemasoleva personaliga siis läbi viima õppetegevust, mängutegevust ja võib-olla jõutakse eraldi magamiseni ka. Nii et kogukond toimetab, on pidevas suhtluses, meil on volikogus 3 inimest Virtsust, Virtsuga on kõik üsna hästi. Mis puudutab transporti, siis siin Varblas on kohane rääkida transpordist, mis siis tuleb Paadremaalt. See on ainus vallale kuuluv buss, mis on antud küll siis erafirmale kasutada, mis teenindab Paadremaa Varbla liini ja lapsed ise oma algatuslikult on kokku leppinud bussijuhiga, et nad ei lähe mitte Vatlas hommikul maha, vaid sõidavad bussiga kaasa kuni Varblani, et siis selle sama bussiga sõita ka Lihulasse. Et väga tore initsiatiiv, bussijuht on olnud ka vastutulelik, nii et Varbla lapsed ja Paadremaa lapsed on oma transpordi ise ära korraldanud. Me toetame, vaatame, jälgime ja hange läheb ka välja, hankeplaan läheb õige pea välja, et seda liini siis jätkata ja uuesti hankida, et kuna hetkel kehtivat lepingut ei ole, hange on tehtud 2023, aga vahepeal on see buss sõitnud nagu niisama. Arveid esitatakse. Ehk et me teeme selle asja korda. Hardi ja siis Meelis. Ma tahtsin seda, et ma tänan vastusest vallavalitsust siis. Ärgem siis unustage ära, et ka lõppe on väga suure tüki andnud selle toetuse saamis andmaas. Jah, ja lõppel on planeeritud klubi energiatõhusustööd 700 000 toetus, 300 000 valla omaosalus ka väga suur osa, aga ühtegi piirkonda ära ei unusta, aga seda ka ikkagi ütlen mitte ainult siis sulle vastates, vaid ka laiemalt volikogu liikmetele, et vajadused on vallas suured teehooldusest, me oleme jõudnud rääkida, aga mõistlik on, et me leiame sellised lahendused, et mis võib-olla kõik ei ole üdini poolt, aga vähemalt madalamal ühisnimetajale lepime kokku, et ei lähe tülli ennem, kui see karumetsast on ära toodud. Ma leian ka seda, et oluline tulla, see omast meeldis segase vahel, et ma arvan, et me ei pea ka minema selle järgi, et see toetus tuleb, et selliseks vorsti vastu kauplemiseks, et ma olen nõus, et kindlasti kogukonnad peavad siit ka midagi saama selle rahaga,
aga see ei pea olema teised nii-öelda nagu kurvad selle tõttu, et kuskil elu paremaks saab, et vald, ma leian, on ikkagi ühine. Et ma pigem küsiks üle, et ikkagi praeguse seisuga vallavalitsus teeb tööd selle nimel, et kindlasti see raha ära tuua, mitte et ei juhtuks see olukord, et me poole aasta pärast või 1,5 aasta pärast, kui hakkab tähtaeg tulema, hakkame seda riigiteed tõesti selle tagasi maksma seda 2,8 miljonit, sest me ei ole suutnud kokkuleppele saada, et seda ära kasutada. Teen igapäevaselt tööd selle nimel. Meelisele siis selle Heina. Sulle vastus peaasi, et Kihnu ei lähe. Ja teine mulle meeldib see Paadremaa laste algatus väga, see on puhas õppimise aeg. Ma olen ise kasutanud seda lapsepõlves. Ja see Paadremaa teemaga on see sama, et nad organiseerisid seda, kuidas nad kooli saavad, aga reaalne mure on täna see, et kuidas peale tunde ta ei saa peale tunde tagasi ja rääkimata peale trenne, et sellest tegelikult minu küsimuse mõte ei olnud mitte etteheidma midagi, sest siit on etteheidet nii meile 3-4 aasta tagusele asjale, mitte asjale, vaid üldse kogu selle protsessile, vaid eesmärk on saada lapsed liikuma nii, et nad on hommikul õigel ajal koolis, saavad söödud, saavad peale tunde tagasi, saavad peale trenne tagasi. Heino oli küsimus. Kas te ei ole mõtteid seda, et selle Kõpsi kooli selle kompleksi maha lõpetada? Kas ikka iga 5 kilomeetri tagant on tarvis kooli pidada? See ükskord hakkab see üle jõugi. Ja minu arust tuleks vaadata, kus elanikkonda omal ajal jättis Alina Vants selle asja tegemata, tegi kooli sinna rahvast ei olnud. Nüüd läheb sealt nagu leima tööstus ära. Kui elanikkonda vaadata, siis see keskus tuleks üles ehitada vetsu ja need 5 kilomeetri kooli vahet ükskord läheb. Aga mul on selles mõttes võin ikkagi kiusatus on kommenteerida. Ajaloole tuginedes ma pean seda ütlema, et esiteks me kõik oleme selle eest, ükskõik, et kes tollel hetkel vallavanema volikoguks, et me kõik tegelikult otsime ju lahendusi, et neid leida. Kasari kool ehitati kunagi omal ajal, kui 2 küla ei jõudnud kokkuleppele keskele, sinna jõe äärde. Aga kas või kirikutega on praegult nii, et me ei tea, kuidas trend. Eestis asuvad kirikud seal, kus pole enam külasid või külas elanikke ja Tallinna linna kirikutest Mustamäe ja Lasnamäe serval suhteliselt tühi. Et kui oskaks kõike ette näha, aga kas see niimoodi planeerida saab, et lihtsalt ma tahtsin selle kommentaari ära öelda, aga midagi niimoodi, et Kõmsi inimesed peaksid pelgama, et me läheme sinna Sealselt kirikuid kinni ei pannud. Kuulge, aga suur tänu teile nende jooksvate küsimuste eest. Väga hea ja edasi viiv arutelu. Natuke vaikust veel. Mul on viimane teade veel, et siis saame koosoleku lõpetada. Et suur tänu selle arutelu, meeldiva koosoleku eest. Istungi eest, et järgmine istung on meil plaanis 14. mai kell 14 ja just nimelt on plaanis minna Kõmsile, et me ei ole Kõmsit plaaninud kuhugi maha jätta. Ja samamoodi siis palun volinikel, kellel on huvis neid ruume näha, mis Kõmsil on ja Kõmsi elu, et siis saab 12. koguneda, aga kell 2 on siis istung. Sa tuled ka Kõmsile? Järgmine istung on meil Kõmsil. 14 maigi pärast Tarvi, ma sain küsimuste vastu. Nii, aitäh.